oleme taas kord metsas, aga täna on meil midagi ägedat kaasas. Nagu ma lubasin, on üks suur üllatus. Palun väga, Stihl 500i. Täis pritsung, muidugi ma olen õli siia laikutanud igale poole muidu, see las olla. Tegu on siis maailma esimese saega, millel on täis pritsung mootor. Kilovatti 5, hobuseid 6,8. Gaas reageerib 0,25 sekundiga, ehk siis korraks vajutad, on täis pöörded. Latt. Esialgu lasime Mehkas panna siis 25 tollise lati, 63 senti pikk. Natuke lõdva, ei ole hullu, see saekott on ATV-s. Ja mis ta siis on? Täispaakidega kaalub umbes 10 kilo. 9,596. Bensopaak 785 milliliitrit, 332 õlipaak. Ainukene asi, mida siin teha saab, on ainult see, et õhufiltrit saate puhastada. Mitte mingit reguleerimiskruve, mitte midagi. Kõik on täis automaatne. Miks me selle ostsime? Sellepärast, mis seal on. Et ühel hetkel tuleb see kuust nagunii maha võtta või siis puhub ta torm maha. Et 261 CM jääb natukene väikseks sellele, isegi 20 tolline latt panna. Ümberringi teeb tiiru ära, aga keskelt jääb saagimata. Ja nii, mis teeme, paneme käima. Käivitamine väga lihtne. Ainult 2 nuppu. Üks on ujutus, seda tuleb 8 korda vajutada ja siis on stop nupp, ongi kõik. Kogu muusika ja dekompressiooniklapp pluss lastastart, mis peaks siis kuni 40% tegema selle asja kergemaks, käivitamise just. Aga kõigepealt vaatame, äkki meil on ATV kohvris on saevõti, seda tahab natukene pingutada. Aga mis siis ikka? Käivitamine väga lihtne. 8 korda pumpad üles. Ma olen tavaliselt 9 pannud, siis läheb 3. paguga käima. Tavaliselt kettilukk peale, dekompressiooniklapp alla ja kindlasti kõrvaklapid pähe. Käbi on täpselt jalal. Nagu näha, siis masin on päris äkiline gaasi suhtes. Ja siis ma unustasin mainida, meil on 63 senti latt, aga antud isendile lubatud kuni 90 senti. Sellega võtab 5 puud korraga, nagu vanakooli mehed ütlevad metsas. Aga paneme käima ja vaatame, mis ta endast kujutab.
et siis sellise saega on tegu. See kuuselatt on veel nii kõrgel, et sinna on ohtlik minna. Üks puu on paindes ja seal võib tekkida barberitool. Ehk siis murdub siit alt ära, tuleb mulle peale ja üks osa läheb sinna ja teine tuleb tagasi. Laseme tal natukene vajuda, ega ta enam palju järgi pole. Kuulda on, kuidas süravat alla vajub, aga saag. Väga äge on sellega lasta siukse pakke. Muidugi jah, ma oleks saanud oma 261-ga ka, aga alati talus on hea, kui on üks suurem saak ka, siis on saemehel lõbu rohkem. Vaat. Kui siis saest rääkida, siis 1300 on ainult sae mootor. Latt tuleb eraldi osta, kett tuleb eraldi osta. Et kes tahab, siis kogub selle jaoks raha. Nii et igati asjalik värk. Ülikõva värk on tegelikult, ma olen ülirahul sellega. Mitte et nüüd 261 mul seisma jääks, aga see siis on nagu suuremate puude jaoks. Sellel on juba ette tellimusi nii palju, et siin kõikidel naabritel, kes avastasid nüüd, et endal jämedad puud on vaja ära tükeldada ja minul on saak, siis ühesõnaga tööd jagub, aga eks tuleb ka videosid. Nii et meie sõidame nüüd koju tagasi. Ja egas midagi. Kohtume varsti jälle.